Aga mul on nüüd hea meel anda sõna siis Otepää valla külade ühenduse juhatuse liikmele Elmo Saulile ja tema ettekande teema on jälle võrdlemisi intrigeeriv, kuidas saada kohalik omavalitsus kogukondade paati ja ma üldse ei imesta, et see on selline sõnastus, sellepärast et Elmo on ka väikelaeva juhi kursuste korraldaja, instruktor, nii et see paat on nagu ilmselt sinu üks suur kirge ja sellepärast on ta siis ka selles ettekandes. Ja lugesin ühte hästi vahvat kuulutust, mille Elmo saatis Nõuni küla elanikele, et kutsun teid kokku küla koosolekule. Tere, head Nõuni küla inimesed! Oleme koos juba mõnda aega, mõnda asju ellu viinud ja käima lükanud. Tore ja hea on meil kohtuda ja meie küla arendada. Koguneme pühapäeval pärast päikseloojangut Nõuni kultuurimaas. Kavas on arutada meie arengukava ja astuda järgmised sammud nende elluviimiseks. Ja äge info on veel see, et mulle tundub, et Elmo ei tugine ainult oma tarkusele ja tähelepanekutele, kuidas inimesi toetada või kuidas nende enese hinnangut tõsta või enese usku tõsta, et inimesed tuleksid valmis arendustegevus osalema. Ta on kutsunud ellu ka Nõuni akadeemia, kus on esinemas käinud parimad Eesti teadjamehed nagu Valdur Mikita ja David Vjasšejov ja Mart Noorma ja nii edasi. Aga ma annan nüüd Elmo sulle sõna. Aitäh! Tere ka minu poolt kõigile head kuulajad. Elmo Saul siis minu nimi. Jah, Nõuni külavanem olen küll, aga täna siin Otepää külade ühenduse esindajana, aga ega need on suhteliselt käsikäes nagu nii igapäevases elus. Et siin mina siis lähenen, vaatan asjale nagu teiselt poolt. Mulle ei meeldi see mõtted ülevalt ja altpoolt, et kas võim tõostub ülevalt allapoole või alt ülevalt poole, et võib-olla võiks vaadata hoopiski horisontaalis, kas väljast sissepoole või seest väljapoole. Et siit tulevad sellest, et mina olen ka rohkem siis sealt väljaspoolt sissepoole vaataja. Saame vaadata nendele samadel küsimustele teise nurga alt. Et olgu öeldud veel, et need siin jah tõesti ei ole siin ainult minu isiklikud mõtted, vaat pidasin ka Otepää külade ühenduse liikmetega ikkagi nõu ja aru, mis on need meie ühised kogemused, mida jagada. Et infoks nii palju, et Otepää külade ühendus loodi ainult 2 aastat tagasi ja kuigi Otepää vallas on üle 50 küla, siis siia praegu kuulub ainult 10 aktiivsemat küla. Võib-olla võiks öelda ka siis, et juba tervelt 10 küla, sest et ainult 2 aastat on see ühendus eksisteerinud, kogub hoogu. Otepää külade ühenduse eesmärgiks on siduda inimesi, kogukonda ja omavalitsust, aidata kaasa külade ja alevike aktiivsusele, toetada kogukondade võimekust parandada oma elukeskkonda ning seista oma kogukonna huvide eest. No nii on ka põhikirjas kirjas. Aga tänane teemapüstitus, et kuidas saada kohalik omavalitsus kogukondade paati, et läheneme sellest hoopis natuke filosoofilisemast vaatest ja võib-olla ka emotsionaalsemast. Sest et nagu me täna kuulsime ja näeme, et tegelikult meie kõigi seas juba on palju tarkasid inimesi, tublisid inimesi, kes kõik teavad ja oskavad, kuidas kogukonda ja omavalitsust siduda. Ja nemad teavad seda, kuidas seda parimal viisil teha oma vallas. Nii et minu eesmärgiks on täna pigem nagu meid kõiki julgustada ja inspireerida. Et veel kord, kuidas siis saada kohalik omavalitsus kogukondade paati? Seda küsimust vaadates lähemalt, minu meelest see küsimus on ikkagi väga vastuoluline. Sellist küsimust ei tohiks üldse eksisteeridagi. Sest et omavalitsus on ju meie endi poolt valitud meie esindus. Me oleme volitanud meist parimad meie soove, meie ideesid, meie vajadusi ellu viima ja korraldama meie näiteks kas või lihtsalt argielu. Et sellest loomu poolest, sest ideest me tegelikult ju olemegi ühes paadis.
Aga me tihtipeale märkame jah, et see ei pruugi nii olla. Aga iga ühenduse aluseks on kooskõla, seda me teame. Ja et see kooskõla saaks toimida, selleks meil vaja häid suhteid. Ja ma olen täitsa kindel, et see teema on aktuaalne, kuulates ka eelnevaid esinejaid. Kuulsime siit ja sealt poolt vihjeid, et see alati ei pruugi nii olla. Jah, et see minu või meie või üldine idee vallast on väga idealistlik, aga reaalsus on tihtipeale midagi muud. Mis siis on reaalsus? Läheme väga rohujuure tasandile tagasi, sest et tegelikkuses kipub olema nii, et inimesed kiruvad valda ametnikke ja ametnikud saavad tihtipeale ka sõna otseses mõttes sõimata või mõnitada või karmi kriitikat, mis omakorda viib selle ametniku passiivsuseni, ignoreerimiseni, kiusamise või kättemaksmiseni. Ja ka mina ei tahaks ametnikuna helistada kodanikule tagasi, kes mulle just on andnud mõista, et ma olen viimane idioot ja oma ametikohal ja tema teab täpselt, kuidas tegelikult asju aetakse. Ja samas on ka vastupidi, et kus võimul olijad ise kuritarvitavad võimu või teostab ametnik või juht külas, alevikus, linnas oma isiklikku visiooni, sõites sellega üle kohaliku kogukonna soovidest või suisa kuritarvitab võimu, mis läheb tihtipeale korruptsioonini välja, eelistades konkurentsis oma sõpru või sugulasi. See on selline võib-olla natuke mustem vaatepilt asjale. Avalikelt esinedes me kõik tahame rääkida, et küll meie vallas on hästi kõik, sest see jätab hea maine, esimene mulje loeb. Kindlasti on ka meie vallas väga palju häid asju. Aga kui me selle enesekiitmisega üle pingutame, siis kipub tulema selline pimeda juhi sündroom, et kutsume omale ettevõttesse, eks ole, kellegi koolitaja, kes meid arendaks ja siis ütleb, et aga juht, et te siin arutage, ma lähen ajan nii kaua tööd, et meil on tegelikult kõik hästi, suhted on head ja kõik on tore. Aga lähemalt uurides see pruugi nii olla. Ehk sellist pea liiva alla peitmist, probleemide eitamist, just ma räägin siin suhetes hoidmisest, see on nagu väga kerge tulema, sest et juhtidel valitutel on ju ka kohustus meeldida. Aga kui me sellist pimedajuhi sündroomi märkame, siis see on juba ka selgeks tundemärgiks, et omavalitsus ja kogukond ei ole ühes paadis. Mida siis teha? Jäämegi üksteist pallidega loopima. Ega see enne ei lõppe, kui me vastutuse võtame endale. Võtame vastutuse endale eelkõige heade suhete loomise ja hoidmise eest. Ja see on lõputu protsess. Ja meil ei ole vaja oodata, millal maailm meie ümber väljakannatamatuks muutub, aga siis hakkame tegutsema, et me peame ikka tegutsema kohe. Ja julgustamiseks, et see muutmine ja enda muutumine, see on tegelikult väga lõbus, väga tore protsess. Teile kindlasti tuleb raskusi, aga just koos nende ületamine seob meid, muudab meid tugevamaks ja tekitab õnnetunnet. Nii et võtame vastutuse ja vaatame koos peeglisse. Tänu Otepää külade ühenduse eestvedamisele õnnestus meil korraldada siis selline tore koostöö arendamise seminar ja ega seda seminari ei saa pidada ühe poolega, ka teine pool oli avatud. Vallavalitsus, ametnikud tulid kohale, külade kogukondade esindajad ja siis me vaatasime koos korraks peeglisse, et kus me oleme siis,
mida me tahame ja miks asjad ei ole nii, nagu me soovime. Ärgem unustagem, et väga paljud asjad ikkagi on nii, nagu me soovime ja on hästi, aga me ju tahame veel paremaks. Ja see, mida me nägime, siis see on siin väikeste selliste lipikute peal meie ees praegu. Seda on palju. Ma siit mõned loen ette, ka kuulajatel oleks pilt selgem. See on väga aus, nii et võib-olla isegi ehmatavalt aus, aga ega teisiti me paremaks ei saa, kui endale sisse vaadates. Siin me näeme sellist fraase nagu jätame emotsioonid kõrvale, ei tõsta häält, ei sega teisele vahele, ei lähe isiklikuks, veelgi karmimad mõtted, et ei tee teist maha, ei räägi teist taga, ei klatsi, ei ropenda. Nagu olgu öeldud, et kõik see, mis siin on öeldud, et mida me ei tee, tegelikult meil seda liiga palju ja see, mida me soovime, sellest meil tegelikult on puudust. Ei virise, ei ignoreeri, ei valeta, natukene rõõmsamalt, et leiame rohkem aega vestluseks, kuulame ära, ei eelista telefoni vestluspartnerile, oleme mõistvad, toetavad, oleme positiivsemad, oleme eeskujuks, märkame head ja tublisid ja selle loetelu lõpetame väga ilusa mõttega, et teeme koos kodukoha paremaks ja tunneme koostööst rõõmu. Tuleb veel korra rõhutada, et need mõtted ei ole ei siin minu ega külade ühenduse mõtted, need on meie inimeste mõtted, kodanike, ametnike, juhtide mõtted, need on meie inimeste mõtted. Siin täna ka kõlas läbi, et saage aru, et ametnik on ka inimene, Elva ettekande näitel, jah. Tuleb välja, et on küll. Ja me analüüsisime neid tulemusi. See oli aasta tagasi tegelikult, nii et aasta möödas. Et analüüsime tulemusi ja selgus, et tegelikult me tahame kõik ühte seda sama asja. Paremat elu. Me kõik soovime olla ühes paadis. Me kõik soovime häid muutusi ja häid suhteid. Ei olnud keegi halbade suhete üle õnnelik, neid ei tahetud. Häid suhteid ikka. Ja mis siis selle infoga peale hakata? Aga seda, et kui me teame, kus me oleme, me teame, mida me tahame, siis tuleb seda ka kõva häälega välja öelda. Ja sellest hetkest tegelikult oleme me automaatselt ühes paadis ja sellest hetkest automaatselt on laev seatud soovitud kursile. Ehk tuleks nagu sõlmida avalik kokkulepe. See ei pea olema mingi dokument, see peab olema meie südametes, meie peas, meie ühiskonna norm. Ja ma olen täitsa kindlalt, kõik vaatavad praegu ja kuulavad, et see ongi normaalne. Me teame, et seda on normaalne, aga kas me sellest ka kinni peame? Et miks me siis ei pea? Aga vähemalt selline avalik kokkulepe, jah, on vaja endas ja oma kogukonnas kõva häälega välja öelda, et kuidas me käitume ja kuidas me ei käitu ikka selle nimel, et meil oleks head suhted. Me võime seminare, igasugu projekte ellu kutsuda lõputult, aga kui kunstlikult tehes, kui aga sees asjad mädanevad ja keevad, siis need seminarid jäävadki, need projektid jäävadki, et jah, täna vaatan siit teiselt poolt, et alustada peaks iseendast. Ja ma enne ütlesin, et mis siis on see, mis takistab meid neid avalikke kokkuleppeid ellu viimast, mida me niigi teame, et mis on hea, mis on halb, siis need vaenlased on tihtipeale meie enda sees ja nad on salakavalad ja märkamatud. Üks nendest on kuulduste põhjal tahtlikult vale lendu laskmine. See on väga ohtlik, sest lendu lastud valet ei püüa me kunagi kinni. Seepärast peame me olema valvsad sõnadega
mida me oma huulelt lendu laseme. Ja ka mõtetega, sest et mõttel on vägi ja sõnal on jõud ja siis hakkavad asjad ka füüsiliselt liikuma. Kaaskodaniku tagarääkimine. See on väga kerge tulema ja loob väga palju halba. Et olgem valvsad enda suhtes ja teiste suhtes. Tuntud on üks mõttekäik, et väikesed inimesed räägivad teistest inimestest, keskmised inimesed räägivad sündmustest, suured inimesed räägivad ideedest. Et kui me märkate ennast kellegist halvasti rääkimast või olete vestluses, siis te saate pidurit tõmmata, meenutades sedasama mõttekäiku. Ja et see asi oleks nii karm, igas inimeses, me kõik oleme inimesed, on meist kõik need jooned olemas. See ei tähenda seda, et me võiks teistest inimestest rääkida, et me ei peaks sündmustest rääkima. Täna siit kujuleme, kindlasti me räägime, kes mida rääkis ja mis toimus ja see on normaalne. Lihtsalt me peame mõtlema, mida me räägime ja kuidas me räägime ja et see kontsentratsioon, fookused oleks tasakaalus. Ja need on siis sellised väiksed salakavalad, vaenlased meie sees. Neid me peame iseendas märkama ja kaaskodanikes, aga kindlasti mitte, kui me näeme kedagi eksimas, me ei tohi minna teda kritiseerima, vaata jälle nagu Elva näitel oli, et siis kui sa näed viga, siis mine ja aita, et olge toetavad. Kolmas väike vaenlane on info kinnipidamine, selle moonutamine. Ja no sellest on ka palju räägitud, et ainult info edastamine siis ei ole kaasamine, aga kui infot ei levitata, siis see on kaasamise eeltingimus, eks ole. Ja on palju teada, et seal, kus isiklikult olen märganud, et kus olen infot kõigile jaganud, siis seal ei ole ruumi valedele ega kuulujuttudele. Ja väiksed sellised salarelvakesed, millega me saame kõige selle vastu võidelda, on info jagamine, avatud valitsemine, eelarved, julgus ja viisakus käsikäes, julge aidata, julge kiita, julge märgata vigasid, koostöö ja lugupidamine, haridus, selged eesmärgid, selge kursi hoidmine ja kuna see on lõputu protsess, siis peab meeles pidama, et tee õnn ei peitu mitte kohale jõudmises, vaid teel olemises, koos heade muutuste poole tüürides. Ja igas kogukonnas on olemas selliseid jonnakaid, järjepidevaid inimesi, keda me saame kaasata ja kellel on võimalus ennast seal teostada. Nii et suuremaid pöördeid tehes peame arvestama pikema protsessiga, järsult laeva keerates keerame ta kummuli. Nii on ka meie endi inimestega, kogukondadega, kraad kraadilt ja andke endale aega, varuge kannatust. Otepää külade ühenduse 2 aasta jooksul on üht-teist ette võetud, seesama koostöö arendamise seminar. Sellel on juba palju häid tagajärgi. Suhted on paremaks läinud nii enda küla sees kui kogukondade vahel kui ka omavalitsuse vahel. Otepää valla mängud seob siis kogukondasi erinevalt ja samamoodi ka külatänav, kus kogukonnad saavad üksteist endale tutvustada. Nõuniharudis akadeemia seisab selle eest, et meie silmaring oleks laiendatud ja kõike neid asju me oleme siis Otepää külade ühendusega vedanud läbi projekti Külade vägi. Hea uudis on see, et iga inimene saab muuta oma valda, piisab ühest inimesest ja see inimene, kes seda suunda muudab, et see oled sina, kas oled juht, ametnik, kodanik või lihtsalt selles piirkonnas suvitaja. Sinust sõltub. Otepää on heade muutuste teel. Tänan kuulamast.
suur tänu, Elmo. Väga hea lihtsatest asjadest, väga sügav ettekanne, selline filosoofiline. Aga nendest lihtsatest asjadest hakkavadki kõik asjad peale. Et tõsi. Ja siin on tegelikult tulnud ka siis küsimusi. Kui paate on rohkem kui üks, suurtes KOV-ides kipub tihti nii ka olema ja tahavad ühe teema raames sõita eri suundades, siis millises paadis KOV peaks olema? Ma arvan, et siin ikkagi tuleb tagasi minna selle sama asja peale, et tegelikult me oleme ka riigi mõttes ühes paadis. Nii et kui meil on sellised head suhted loodud, siis kogukonnad saavad räägitud, saavad kokkuleppele kompromissi teha ja siis on kohalikul omavalitsusel ka väga lihtne nende kogukondade soove ellu viia. Nagu ma rääkisin, mitte ülevalt alla või seest väljapoole, vaid väljast sissepoole. Et kui, see on selline filosoofiline probleem, et kui juht läheb oma ideid teostama, siis võib sobida või pruugi sobida. Aga minu arusaamine on see, et me valime omale volikogud selleks, et nad viiksid meie soove ellu. Ja siis nagu neid probleeme tegelikult ei tohiks tekkida. Aga head suhted, rääkige oma vahel ja leidke kompromissid. Aga kui häid suhted ei ole, siis ongi see kompromisside tegemine keeruline. Siis kohalik omavalitsus peab ühte või teist hakkama eelistama ja ongi keeruline. Jah, et tegelikult oma ettekandes ütles ka, et heade suhete tulemus on kokkulepped. Ehk siis, kui on mingi ühine eesmärk seatud, eks ole, siis võidakse küll vaielda, millist teed kaudu me sellele ühise eesmärgi poole lähme, aga lõpuks on ikkagi ühine eesmärk, on nagu siht. Ja me soovime tavaliselt, me soovime ikkagi kõik väga ühte asja, aga seesama meetod, siltide kirjutamine on tohutult hea, et mäletan ühte esimest külakoosolekut, kus tõesti eile arvamustega tuldi kohale, et nüüd hakkame arutama, küll ma nüüd hakkan põrutama sellel teemal ja tulemuseks see, et me kirjutasin kõik oma mõtted paberikeste peale, kõik said väljendada, kõik mõtted said kirja ja tegelikult nad olid kõik väga sarnased. Nii, aga siis on küsimus veel takistused, mis pidurdavad igal juhul edasiminekut nagu valetamine, tagarääkimine, info moonutamine. Kuidas neid takistusi murda? Mida sa oma ettekandes siis välja tõid? Ikka iseendast alustades. Ja siin tõesti soovitan uskuda iseendasse, et see hakkab nii, et muudan ennast ja minu ümber ka sõbrad muutuvad ja siis vaatavad nii tore küla ja me tahame samasugused olla ja siis on ka kogukond ja siis tuleb vallad hakkavad kõik kopeerima. Ja näiteks kas väga lihtne ilus bankett, kui seal avalikult inimesed käivad mudaste saabastega ja määrdunud riietega ja kui siis üks lihtne talumees läheb kikilipsus valges ja ülikonnas, siis ega juhid ei saa ju kehvemad olla, järgmine nad tulevad ka. Ja siis ei saa ka Riigikogu liikmed olla kehvemad kui see talumees ja automaatselt see pall hakkab veerema, et see usk peab endasse olema, et see on see vama vastutuse võtmine, mis ma rääkisin, et kui ma räägin, et hakkame tegutsema, siis see tegutsemine tähendab seda, et ma võtan vastutuse endale. Jah, tõesti, vabadus on seotud alati vastutusega, et see on tõsi. Ja siis on üks praktiline küsimus, kust tulevad külade ühenduse finantsid, kas ühendusse kuuluvad ka kohaliku omavalitsuse esindajad? Seda, kas meil nüüd meie finantsid praegu on tulnud liiderprojekti kaudu, aga on olemas kokkulepe kohaliku omavalitsusega, et nad toetavad, aga see veel ei ole reaalseks muutunud, aga loodame, et siis see muutub. Et siiamaani on projektidega olnud rahastamine. Paar minutit on aega, ma paneksin sellise, võib-olla on filosofeerime natukene, et see on hästi. No see ongi praegu, siin on räägitud praktilisi näiteid nii palju, et oli paras hetk väikseks filosoofiliseks mõttepausiks. Jaa, see oli väga hea. Et
ma mõtlen, need on ju tagajärjed inimestele, valetamine, tagarääkimine, info moonutamine, see on millegi tagajärg. No me oleme inimesed, jah. Just, et mis on selle põhjus või kas me saame, kuidas me loome nagu eelduse nende asjade muutumiseks või keskkonna, kuidas me loome? Jah, mida saab siis nagu teha, ütleme, et algab meist endist, aga kui nüüd koputada siin, me rääkisime, siin oli mainitud ka, et oleme eeskujuks, siis kindlasti juhtfiguurid, liidrid peavad sellega arvestama, et nad on eeskujuks. Et kui juhtfiguurid lubavad omal avalikult tagarääkimist, see muutub automaatselt, eks ole, avalikuks kokkuleppeks ja kui seda ei tehta, siis me näitame eeskuju. Et ma arvan, et selle koha pealt tegelikult peab kogu Eesti omale natukene silma ja peeglisse vaatama. Väga hea. Et mul tuli lihtsalt üks selline mõte selle juures või selline metafoor, et kõige aeglasem liigub ka teistest kiiremini edasi, kui tal on kindel eesmärk ja kokkulepet. Et siis sa võid olla kiire, aga kui sul eesmärki pole kokku lepitud, siis sisuliselt on see paigal tiirutamine. Jah, täpselt nii, et me võime autodega kihutama hakata, sina ühe Ferrariga, mina teisega ja sõidame võidu, aga kui me ei lepi kokku, kus on start ja kus on finiš, siis on suht tühi sõit. Nii, aga suur tänu, Elmo, selle mõtskluse eest ja ilmselt nendes lihtsates asjades ongi tegelikult väga palju peidus. See takistab ka kaasamist ja edasiminekut, nii et suur tänu. Suur tänu teile ka.